Elektriautode laadimisvõrku laiendatakse. Oluline on, et see võimalus oleks olemas mitte ainult elukohas, aga ka sihtpunktides. Sihtpunktidena on väga arvestatavad näiteks erinevad hotellid ja spaad. See on väga oluline. Meil on mitu fookust ja eesmärki, et meil on avalik laadimise võrk ja see koosneb kiirlaadijatest, mis on trassidel, kaubanduskeskustes ja ka sihtkohtades, kus on siis juba aeglasemad laadijad, nii nagu ka siin Haapsalus Estia hotellis. Ja me ise nimetamegi seda sihtkohas laadimiseks. Tuled hotelli, laed endal akut täis ja mis saab olla mugavamat varianti, kui auto nagunii öösel seisab, paned auto laadima ja on autoakud ka hommikuks laetud. Kui nendest sihtkoha laadimistest rääkida, siis kui palju üldse tuntakse huvi ka haldajate poole pealt, nii hotellide kui ka muude selliste oluliste keskuste haldajate poolt huvi, et neil oleks see laadija ikka olemas seal maja ees? Huvi tuntakse ja üha enam. Oleme siin viimasel aastal laadijaid hotellidesse paigaldanud. Siin on juba paar aastat meil see laadija olnud, et see on ikkagi selline ka konkurentsi mõttes oluline, kui on mitu hotelli kõrvuti, kui elektriauto omanik vaatab, et kus kohas ta ööbib, siis ikkagi valik tehakse selle järgi, kus on ka laadija olemas. Kui suureks Terminal Energia puhul see laadimisvõrk on praegu siis juba kasvanud? Me oleme viimase 2 aastaga kasvanud päris kiirelt. Eelmisel aastal kasvas meil võrk 3,6 korda ja sellest aasta varem 4 korda suuremaks. Seega me oleme 2 aastal väga suurte hüpetega liikunud. Täna meil on kokku kuskil 250 laadimispunkti otsikut, kus siis korraga saab 250 autot laadida. Kõik inimesed ei ole antud juhul Terminal Energia kliendid. Kas ja kuidas neile siis see võimalik soodustus võiks laieneda? Kas üldse laieneb? Terminalil on Cloudixi nimeline äpp, sinna saab pangakaardi sisestada või laadida terminali maksekaardiga ja selles laadijas siin on tariif 31 senti kilovatt-tund ja kui nüüd võtta, et auto võtab keskmiselt 20 kilovatt-tundi 100-le, siis see 100 kilomeetrit maksab 6,2 eurot. Lisaks on terminalil ka energia täisteenuslahendus, et kui sa oled ka elektrilepinguga terminali klient, siis sa saad võtta oma koduse elektritariifi teekonnale kaasa ja vaatasin järgi täna hetkel siin just on börsihind on 0 eurot megavatt-tunde ja ma laengi päriselt oma koduse tariifiga, mis on ka börsitariif ja sinna lisandub ainult minu kodune võrgutariif, väike marginaal 5 senti ja minu tänase laadimise hetke antud tunni laadimise hind on 8 senti ehk et see on selline siis 1,6 eurot 100 kilomeetrit. Lisaks ei pea ka muretsema selle pärast, et mõtled, et aga börsihind võib olla üleval, siis on ka hinnalagi, ehk et minul täna siin maksimum, kui täna peaks olema börsihind hästi kallis, siis minu maksimumhind on siin 16 senti ainult ja avalik tariif 31 senti. Kuidas aga turistid saaks laadimist kasutada? Turistidel teinekord võib olla üpris keeruline, et ka ise, kui lähen välisriiki, siis on võib-olla kõik on võõras. Me oleme siin hotellis lahendanud seda selliselt, et kui turist on hädas, siis ta saab minna retseptsiooni, küsida sealt laadimise kaarti ja see laadimise kulu pannakse hotelli arvele, seega ka turist on kaitstud selle eest, et igal juhul on tal auto hommikuks laetud. Kohalaadijat üks oluline probleem on see, et tihti halvas mõttes unustatakse auto sinna juhtme otsa. Akud on saavutanud võimsuse, kuid keegi ei viitsi seda sealt eemaldada. Ma olen ise selles olukorras olnud ja näinud ka hotellis ööbides, et parkimiskoht on kinni, autot laetakse reedes kuni pühapäevani ja ei liiguta seda autot keegi sealt ära ja siis huvi pärast vaatasin, et mitu kilovatt-tundi siis auto laadis, oli pistikhübriid laadis 12 kilovatt-tundi ja hoiabki kohta kinni, et meil on selleks puhuks ikkagi ajatariif, et 6 tundi on ilma ajatariifita, öösel ka 23 kuni hommikul kella 9 on ilma ajatariifita, et keegi ei sunni öösel üles ärkama kedagi ja autot ära liigutama, aga jah, kui on ikkagi päevane aeg ja üle 6 tunni laadimine, siis rakendub ajatariif ja see ongi motivatsiooniks, mitte selleks, et me tahame kuidagi täiendavat tulu teenida, vaid puhtalt sellepärast, et ära hoida
siis selle laadimiskoha kinnihoidmist reedest kuni pühapäevani. Seega kõige parem mõjus viis on see, kui sa ikkagi oma enda rahakoti peal seda tunnetad, et ajatariif on rakendunud ja laadimine läheb selle võrra kallimaks, siis sa oled ka motiveeritud liigutama. Nii et tegelikult see on probleem, mis vajab ka juba lahendust ka Eesti riigis, sellepärast et elektriautosid tuleb järjest juurde. Absoluutselt, see on väga vajalik, et kui autosid on vähe ja parkimiskohad on mitte kasutuses või laadimiskohad, siis ei ole probleemi, aga täna on ikkagi nii, et parkimiskohad on kasutuses, autosid on palju juures, me näeme seda ka kasutussageduse poolest, seega hästi oluline on see, et ikkagi see ajatariif rakenduks just motivatsiooni mõttes. Elektriautode laadimistaristu areneb ja kindlasti tuleb ka sellist sihtkoha laadimisvõimekust juurde.